100 aastat tagasi, täpselt neil päevil, toimus Eestis esimene rahvahääletus. Noor Eesti Vabariik soovis teada rahva tahet küsimuses, kas jätkata koolis usuõpetuse õpetamist või mitte. Teame, et kaaluka ülekaalu võitis rahva seisukoht, et koolis võiks jätkata usuõpetuse õpetamist. Miks see küsimus nii teravalt esile tuli ja kuidas protsess kulges, sellest saab lugeda eelmisest ajalehest Eesti Kirik. Täna aga oleme siin, et vaadata, kuidas avatakse selle teemalist näitust ja sellestki sündmusest annab Eesti Kirik ülevaate. Kuivõrd kõnekas on 100 aasta tagused sündmused tänases Eestis, mis puudutab koolis antavat usundialast haridust? No kõigepealt võib öelda seda, et hariduses on tõenäoliselt igasugused sellised muutused, mida siis ühiskonna muutumisest tulenevalt on vaja ellu viia, alati pikad protsessid, et seda on näidanud ka õppekavaarendused, mis ikkagi sellised 10-aastased tsüklid kipuvad olema. Aga oluline on muidugi see, et õppekava arendatakse, sest hariduse sisu peab vastama sellele, mis on ühiskonna ootus ja vajadus. 100 aasta tagune rahvahääletus usundiõpetuse küsimuses on minu meelest väga kenasti korreleerub sellega, mismoodi Eestis täna ka haridusteemadel ühiskonnas aktiivselt kaasa rääkida soovitakse. Et neid paralleele leiab siit ka lähiminevikust, kas või näiteks eksamite diskussioonist, et tegelikult on see väga äge, kui haridusrahvas väga olulistes küsimustes kujundab seisukohta ja rahvahääletuse praktika on küll Eesti riigis selline harv, aga sellest hoolimata on olnud selle näituse materjalide lugemisest tore näha, kuidas siis nii pooldajad kui ka siis vastuolijad oma argumente koondavad ja oma selliseid sihtrühmi kõnetada soovivad. Nii et selles mõttes on selline aktiivne kaasarääkimine hariduses eestlastele olnud omane kogu aeg. Ja nii nagu ka siin avamisel Toomas Jürgenstein ütles, et kui siit nüüd see nõukogude aeg maha lahutada, siis sellest ei olegi ju nii palju aega möödas. Just. Täpselt sellel küsimusel rahvaküsitlust ei ole uuel Eesti ajal toimunud. Mõnes mõttes oleme väikese signaali saanud paar aastat tagasi toimunud Eesti Kirikute Nõukogu egiidi all. Küsitlus oli elust, usust ja usuelust, kus anti signaal, et teatud ootus usundiõpetuse koolis olemiseks on olemas. Tuletame nüüd meelde, mis see praegune seis on Eesti koolis usundiõpetusega? Praegune seis, nagu ka siin näitusel on kajastatud, on tegelikult selline, et koolil on loodud võimalused, et Eesti hariduse õigusruum võimaldab koolil pakkuda siis valikkursuste ja valikainete õpet ja nende õppijate jaoks, kes siis koolis õppima asuvad ja kellel on huvi usundiõpetust õppida, siis see kursuste pakkumine on õigusruumis võimalik, et see paindlikkus tegelikult ongi võib-olla tänapäeva kõige olulisem märksõna, et kooli õppekava rakendamisel jääb päris oluline osa, eriti just gümnaasiumiastmes, jääb koolil otsustada oma kogukonnaga koostöös oma õppijate vajadusest lähtuvalt. Ja on 2 õppeainet, on konfessionaal usuõpetus, mis on teatud koolides võimalik ja siis on usundiõpetus, mis on munitsipaalkoolides, on nõnda? Ja tegelikult on siis munitsipaalkoolides ja riigikoolides vastavalt siis riiklikule põhikooli ja gümnaasiumi õppekavale on usundiõpetuses gümnaasiumiastmes 2 kursust, et on siis ka tegelikult see Eesti kontekstis veel eraldi kursus, mida on võimalik valida ja koolidel on tegelikult võimalus disainida veelgi oma enda õppekavas ka juurde kursusi, kui nad soovivad, et see võimalus on ka olemas. Miks see küsimus kooli usuõpetusest 100 aastat tagasi nii laia kõlapinda omas, et lausa nii, et pandi rahvahääletuse küsimuseks? Järelikult oli oluline küsimus, mis veel ütelda, et kombinatsioon 2 inimeksistentsi nii sügavalt puudutavast asjast, üks on haridus kui selline, eks ole, mis on tema eesmärk ja sisu ja teine on väärtustest ja inimeseks olemisest. Ja nende 2 sümbioos eeldatavasti tekitabki tugevat emotsiooni, kirge ja soovi kaasa rääkida.
Kindlasti oli usul laiemas mõttes tollel ajal ka tunduvalt laiem niisugune sotsiaalne kandepind, kui võib-olla me oleme tänapäeval harjunud mõtlema. Et inimeste jaoks see küsimus, et kuidas nüüd nii, et koolis on alati usuõpetus olnud ja nüüd äkki ei ole. 90-ndatel oli vastupidi, et me oleme kogenud kooliharidust, kus usuõpetust ei ole ja miks nüüd äkki tagasi, eks ole, et me saime ilma hakkama, küllap saavad meie lapsed ka, siis see 100 aastat tagasi oli vastupidi. Et kui meie hariduses oli usuõpetus, siis kuidas on võimalik, et meie lapsed seda ei saa? Huvitav, kas see tulemus, see hääletuse tulemus toona, oli see üllatust pakkuv ühiskonnas laiemalt, läbiviijatele? Kuidas sa arvad? Mina arvan, et läbiviijad läksid üsna täispanga peale välja. Et nendel oli ilmselt see tunnetus, et rahvas niimoodi hääletab. Üsna suur või see veendumus. Loomulikult nad aitasid väga kaasa sellele, et peeti enne rahvahääletus 2 kuud olid väga tulised kihutuskõned, kusjuures mõlemalt poolt, aga ilmselt seda ma ei tea, et kuivõrd toonasele Riigikogule see üllatav oli. Ilmselt ka mitte liiga palju, sellepärast, et Riigikogus see protsess, et kas üldse seda rahvahääletusele lubada või mitte, oli päris tuline ja keevaline, et seal hakati kinni niisugustest vormilistest möödalaskmistest, miks oleks võinud torpeteerida seda ja kuna seda nii tugevalt tehti, siis võib aimata, et tegelikult Riigikogu oli rohkem vasakpoolne kui üldine rahvas, nii-öelda üldsus ning nad tajusid seda ikkagi. Nii et võib arvata, et kas just kindel veendumus, aga see hirm, et rahvahääletus tuleb pigem usuõpetuse poolt, ilmselt see oli, aga et see nii mäekõrguselt poolt oli, et see oli ilmselt küll üllatus nii korraldajatele kui ka nendele, kes olid veidi skeptilised, et kas sellist rahvahääletust üldse peaks tegema. Ja vastus see oli ja nii see läks, et usuõpetus läks kooli tagasi. See usuõpetust muudeti, reformiti, uuendati. Ja usuõpetus tõepoolest reformiti. Kui nüüd päris aus olla, siis ega ma ei tea seda vastust, et kas ilma referendumita oleks usuõpetust reformitud või mitte. Ma julgen oletada, et siiski oldaks sellepärast, et usuõpetuse reformimise küsimus tuli arutusele juba 1917. aastal. See on 5 aastat enne referendumit, 6 aastat enne referendumit, kus siis hariduse kongressil Peeter Põld, kes ka hilisemas selles usuõpetuse uuendaja oli, juba need olulised punktid välja tõi. Nii et see tunnetus sisemise reformi vajaduse järgi oli ka ilma referendumita. Ja ilmselt need mõlemad lihtsalt toimisid selles samas hoovuses. Et ma ütleks, et mitte ei olnud tänu referendumile usuõpetus teissugune peale referendumit, vaid see referendum hoogustas neid protsesse päris kindlasti, sest kohe peale referendumit, kui me jõuame sinna 3. stendile, eks ole, et algatati väga põhimõttelised protsessid, ehk siis ainekavad, usuõpetuse ainekavad vaadati kõik üle ja seal olid siis 2 niisugust korüfeed, kes seda protsessi eest vedasid. Üheks oli pedagoogikaprofessor Peeter Põld, teoloogilise haridusega pedagoogikaprofessor ja teiselt poolt Tartu Ülikooli rektor Johan Kõpp, kes siis tegeles gümnaasiumite usuõpetuse teoloogilise haridusega, just nimelt, et kaks niisugust teoloogilise haridusega meest ja kes seda usuõpetust teine võikski reformida, kui mitte teoloogilise haridusega inimesed. Millist usundiõpetust tänane Eesti vajab? See on minu meelest väga sügav küsimus. Ja mulle alati on meeldinud mõte, et usundiõpetus võiks olla üks päris oluline komponent, mis juhatab
õpilastele seda, kuidas suhtuda austusega teistsugusesse, kuidas leida ühisosa siis, kui esimesel pilgul tundub, et vaated on teineteisest mõõtmatult kaugel. Ja kolmas, et kuidas suhestuda niisuguste asjadega, mida silmaga ei näe. On selleks siis Jumal, on selleks siis karma, aga miks mitte ka niisugused asjad nagu armastus, sallivus, hoolitsus ja kõik see.